Eesti autoralli meistri- ja karikavõistluste kolmas etapp toimus 17. ja 18. juunil. Krossi toidukaubad Viru ralli start anti Rakvere keskväljakult ja esimene lisakatse toimus Kehala ringil. Esimesena startisid sisemisel rajal Georg Kross, Raigo Mölder ja välimisel rajal lätlased Jānis Vorobjovs, Guntar Šikanis. Kiirema aja sõitis välja Kross 1.47,5. Vorobjovs oli 7,2 sekundit aeglasem, kokkuvõttes 9. ajaga. Teisena startisid sisemisel rajal Kaspar Koitla, Andres Ots ja välimisel rajal Sander Pärn, Ken Järveoja. Kiirem oli Pärn, kes sõitis välja 3. aja. Kolmandana läksid Kehala ringil mõõtu võtma sisemisel rajal Raul Jeets, Andrus Toom, kes lõpetasid katse 2. ajaga, välimisel rajal Dmitri Tagirov, Anna Saveršinskaja, kes olid paremuselt 13. Järgmisena startisid sisemisel rajal Priit Salur, Indrek Lepp, kes sõitsid välja 7. aja, välimisel rajal Vassili Grjasin, Gregori Troškin, kes olid paremuselt 5. Nüüd sisemisel rajal ekipaaž Rainer Aus, Rein Jõessaar, kes sõitis välja 8. aja, välimisel rajal Igor Krušelevski, Evgeni Kalašev. Nüüd teie ees klassi A7 autod. Sisemisel rajal Siim Plangi, Marek Sarapuu, kes sõitsid välja oma klassi parima kokkuvõttes 14. aja, välimisel rajal soomlased Janne Vähemikko, Aki Suutarinen. Pärast Kehala katset tehti kiire rehvivahetus ja jätkati Rakvere linnakatsel. Tavalises pikemat, ligemale 5 kilomeetri pikkust linnakatset läbiti 2 korda. Huvitav katse tõi raja äärde palju rallifänne ja pakkus põnevus ka sõitjatele. Kuigi teed on küll ülituttavad, siis vastutus ja kõik see pool kuidagi on teistmoodi, et kuskil kaugemal on nagu mõnes mõttes lihtsam. Aga üldiselt meil täna sujus kõik päris hästi ja mingid riske kuskil ei võtta ja kõik oli ilus. Et Kehalas jäime veits Sandri tolmu sisse, aga mis teha. Aga linnakatsete ma tulemusi nüüd ei tea, mis kokkuvõttes on, aga tulid nagu enam-vähem välja. Et eks homme on muidugi õige rallipäev, et täna oli niuke mikiirte oma, aga eks homme näeb. Vasak 3+ pikalt ja vasak 4- pikalt lahti. 20 vasak 3+ pikalt taha. 20, parem 4 pikalt kinni. 80. Kehalas kruusa peal tuli rahuldavalt, üks käiguaps oli, aga aeg oli sama nagu kiirematel konkurentidel. Ja linnakatse oli väga huvitav, hästi pikk võrreldes sellega, mis tavaliselt Eestis toimub. Ja hea on ka see, et asfalditreeningust oli kasu ja sain sõiduga hästi hakkama linnakatsel ja aeg oli ka täitsa hea, et teisel läbimisel tegime natuke taktikat ka, et lasime enne finišit gaasi maha, et mitte homset päeva liiga eest alustada, et positsioon homseks on väga hea.
parem 2 pikalt alla, libe. 120, parem 6+ pikalt ja trampliin. No linnakatsel esimesel läbimisel vaatasime, et mis aja me üldse suudame sõita ja et mis teised teevad. Siis natukene seal tegime väikest taktikat. Otsustasime, et sõidame teise korra ka niimoodi veidikene aeglasemalt. Enne finitsit muidugi aeg tundus päris hea, aga seal veidikene võtsime hoogu maha ja arvan, et üldkokkuvõttes tundus, et kõik läks hästi. Enne rühma liidrile Priit Salurile 7 sekundit kaotust, et on see homme püütav? Ma usun küll, et see on täiesti püütav, et ei ole hullu midagi. 18, 19, 20, oota, 21, 22, 23. Ja kõik läheb plaanipäraselt, et linnakatsel läks selliselt, et olime aeglased lihtsalt, et ei ole see asfalt kunagi kõige paremini sobinud ja samamoodi ka täna ja ei hakanud seal väga vinti üle keerama, et sõitsime suhteliselt turvaliselt. Aga Kehala tuli välja, ütleme, seda näitab ka teine aeg Georg Krossi järel N-rühma võitja, et kas sellega jääte ise rahule? Ja selle oli väga hea meel ja see lisab sellist enesekindlust homseks päevaks, et väga hea, et tegemist pole asfaldiralliga, et homme ikkagi ruusakatsetega edasi läheme. Sa oled ka nüüd viimased 3 aastat aktiivselt osalenud, sõitnud palju siin Rakvere kandis. Georg Kross ütles, et temal oli kõik tuttav ja Raigo Mölder lausa jättis tänase legendi hotelli ehk siis koju, et kuidas teil oli sul kaardilugejad täna üldse nagu mõtet kaasas kanda? Et Rakvere kandis on käidud mõned korrad kätte harjutamas ja sprindil osalemas ainult Kehalas ja korra Viru ralli 2 aastat tagasi, et rohkem siin väga palju käidud ei ole, et endal on ja kuivõrd 2 aastat tagasi oli see meil üldse esimene ralli Andrusega koos, siis ühtegi Vanapõhja siia küll võimalik alla võtta ei olnud meie jaoks, et me olime suhteliselt uues situatsioonis ja tegime kõik nullist uuesti. Raul, tagasihoidlikkus on voorus, homme on ees tõsine rallipäev, et mis mõtetega, mis kohta võtma? Ma arvan, et igal korralikul võidusõitjal on eesmärk ikkagi kõige kiirem olla ja mis seal salata, sama eesmärk on meilgi. Otto Täht, Meelis Vooro kaotasid esimesel läbimisel rehvi purunemise tõttu kõvasti aega. 3. katsele mindi küll uute rehvidega, aga katkiste piduritega.